Täna on küll alles teisipäev, aga ega see nädalavahetus väga kaugel ei ole ja ma tean Eesti maa peal ühte kohta, kus praegu ilmselt juba päris pingsalt tööd tehakse. See koht on Rõuge. Väga hea meel on rääkida Karel Saarnaga. Esiteks tere hommikust sulle. Tere hommikust. Soojad tervitused Rõuge kanti, sest Rõuges juba laupäeval 7. juulil saab teoks veepidu ja paadiralli 2012. Tegemist on 15. korraga, kui Rõuges veepidu ja paadirallit peetakse ja sellest kõigest Ring FM nädala edenedes üha rohkem räägib, sest meie oleme ka Rõuges laupäeval kohal. Aga esiotsa sult, Karel, küsin, et kuidas Rõuges praegu ilm on? Tartus on suur suvi, ma kujutan ette, et Rõuges on veel suurem suvi. Et tõsi on, et suvi on saabunud täitsa õigel ajal. Et meie nädal on siin läinud nagu väga hästi ja praegu ilm on tõesti kuld, et ühtegi pilveraasubki pole taevast näha. Ma kujutan ette, et laupäevaks olete täpselt samasuguse ilma planeerinud. Igatahes, et tegelikult meil on kokkulepped ammu juba sõlmitud ja kokkulepped on meil pidanud tegelikult juba 15 aastat, et ühtegi hullu ilma meil selle 15 aasta jooksul paadirallil ei ole ette tulnud, et loodame, et läheb ka nii edasi. No, absoluutselt olen selles veendunud. Nüüd laupäeval, mis juhtub niivõrd palju, et meie täna hommikul saame rääkida ainult üldsõnaliselt sellest, et mida on oodata. On inimesi, kes ma kujutan ette, on käinud siin aastaid järjest Rõuges, aga sellisele raadiokuulajale, kes ei ole veel Rõugesse sattunud või kes siis tahab need põhitõed uuesti üle kuulata. Karel, mida tähendab paadiralli ja mida tähendab veepidu? Mida te selle raames pakute rahvale? Päev saab tulema tõeliselt tihe, et hakkame juba hommikul pihta traditsioonilise rannavollega, kus siis praegu veel registreerimine käib ja kohti võistkondadele veel on, et saab ennast kiiresti kirja panna. Siis edasi tuleb erinevad tegevused lastele ja muud mängud. Kell 12 toimub selline paadiralli soojendusüritus ehk siis paadiralli teatevõistlus, mis on hea võimalus erinevatele seltskondadele, klubidele, seltsidele, ettevõtetele enda väikseid tiime üles panna, et seal on siis 6-liikmelised meeskonnad peavad moodustama. Ja selline hea soojendusõhtuseks saab ennast testida, oma varustust, oma taktikat, kõike sellist asja. Siis päev läheb edasi kell 2, leiab aset samuti juba juubelit pidav 5. korda toimuv ise meisterdatud veesõidukite konkurss, kus siis ootame erinevaid leidlikke lahendusi veesõidukite osas. Karel, kas see leidlikkus peab väljenduma pigem selle veesõiduki, ütleme sellises välises säras või peab see leidlikkus väljenduma ka selles, et see veesõiduk ikkagi reaalselt ka vee peal püsib? Ikka vee peal peab püsima ja distantsi peab läbima, aga meil kiirus ei ole eesmärgiks seatud, et eesmärk on ikka oma nupukust eksponeerida ja hindamisel lähevad erinevad aspektid, nii humoorikus, kõik see leidlikkus, kõik meisterlikkus, sellised nüansid. Jätkates kavaga ise meisterdatud veesõidukitest, kus juures ütlen kuulajatele, räägime lähematel päevadel pikemalt, et kes on meistrimees, siis saab Ring FMist infot selle kohta, aga kavast üldiselt veel, millega päev jätkub? Kell 3 leiab aset traditsiooniline avavee ujumise seeriavõistluse esimene etapp, üle-eestiline sarjaga tegemist, et saab ujuda Eesti sügavamal järvel võidu Eesti parimatega. Siis on erinevad mängud veel lastele ja peredele, et tegemist jätkub kõigile, kui siis õhtu hakul kell 6 leiab siis aset päeva tippsündmus siis kummipaadiralli 5 järvel. Ja õhtul loomulikult veel päris õhtul, kui kõik rallid on peetud, saab ka tantsu lüüa ja seda nii väga hea plaadimuusika kui veelgi paremate artistide saatel. Jah, nii see on, et õhtune pidu siis on meil artistidena see aasta meie Eesti superstar Liis Lemsalu,
koos oma bändiga ja kohal ka meie mees, kes on samuti 15. juubelit tänavu tähistav kollektiiv. Ja nagu sa mainisid ka plaadi mängimise koha pealt, siis on meil seekord üles pandud rannalava, kus siis nimega lausa Ring FMi rannalava ja sisustavad seal siis muusikat Ring FMi DJ-d Ahto Kalda, Vahur Kollam ja Marko Kiljak. Mina olen juba raadios näinud, kuidas nimetatud härrasmehed oma plaadikohvreid sorteerivad ja sealt kõige suvisemaid palasid välja otsivad, nii et meil siin raadios ka on ettevalmistustööd täies hoos. Aga Karel, rääkides nüüd sellest 15 aastast, mitu aastat oled sina olnud korraldustoimkonnas? Sa vist päris esimesi paadirallisid, veepidusid ei mäleta või mäletad vastupidi? Tegelikult mäletan küll, et mul oli seal, tookord oli mul hästi väike roll, et ma pidin ühe järve ääres olema ja panime kirja võistlejate numbrid, et ei tekiks mingit, keegi ei lõikaks kuskil järve peal ja et iga aasta olen mina kohal olnud ja selle sünni juures olnud ja selle arengut pealt näinud ja viimased 5 aastat on siis seda peakorraldaja ülesannet veetud ning varsti ongi aeg selline, et tuleb anda teatepulk jälle üle, et uued noored saaksid kogemusi hankida ja seda asja edasi viia. No Karel, sinult on väga paslik küsida, et miks tuleks tulla laupäeval Rõugesse paari lausega öeldes, miks on veepidu ja paadiralli hästi ägedad? No meie tunnuslause ütleb seda, et sõbrad on koos Rõuges. Ja ma arvan, et palju rahvast siia koguneb ja palju sõpru tuleb laupäevaks Rõugesse kohale. Ja ma arvan sellepärast, et seltskond on mõnus ja järved ootavad ja järvedes veetemperatuur muudkui tõuseb ja Rõuge ootab. Minul omakorda üks sõber palus küsida, et vaata, kui tema tuleb Rõugesse nüüd laupäeval ja on seal pika päeva ja õhtul muidugi kontserditel ja diskoal ka loomulikult, et kas tema peab siis vastu hommikut Rõugest koju sõitma või on koha peal ka telkimise või mis tahes öö mööda saatmise võimalus? Karel, vastuseks minu sõbra küsimusele ja tegelikult ka raadiokuulajate sellisele mõlgutusele, et miks üheks päevaks Rõugesse tulla, kui tegelikult võiks ju pühapäeval tagasi tulla või minna? Jah, et meil on kõik parklad on meil tulemas rajamisel ja parklates ka telkimisvõimalus, et võib telgiga tulla ja siin on meil lähedal Rõuge alevikus sees on ka erinevaid turismitalusi, kes võtavad samuti telkijaid vastu, et olla, kus on kõvasti. Lõpetuseks loomulikult räägime ja kordame üle ka veebiaadressi, kust saab lisainfot, aga lõpetuse eel veel, et kas terve Rõuge on kaasatud veepeo ja paadiralli korraldamisse või on Rõuges ka mõni inimene, kes jääb kogu sellest suurest melust kõrvale? Kuidas koha peal on? Korraldab Rõuge noorteklubi, kus siis liikmeid on ligi 80 ja liikmed tõesti on siin Rõuge pealt laiali ja Rõuge vallaski ja kes on kaugemale läinud, tuleb ikkagi selleks nädalavahetuseks meile appi, et võib öelda küll, et tegelikult terve Rõuge ja hästi palju peresi, protsent on kindlasti väga kõrge, et kõik on selle üritusega seotud. Aga infot ja kõik registreerimisi saab siis läbi viia paadiralli www.paadiralli.ee ja infot leiab ka meie Facebooki lehelt. Veebiaadress on lihtne ja Rõuge veepeost ja paadirallist nädala edenedes üha rohkem ka Ring FM eetris räägime. Praegu aga tõdeme, et Rõuge ootab, Rõuge kutsub ja nii tervele toimkonnale kui ka sulle, Karel Saarna, soovime jõudu ja jaksu, et laupäeval tuleks üks ütlemata hää spordipäev ja loomulikult ka peopäev. Aitäh Ring FMile ka!